Hei armas, Raama siin, Katrin ka. Ja meiega koos Ganesha. Hinga. Tule kohale. Oh. Ai. Oh, seda nüüd ei oodanud, aga las ta tuleb, kui ta tulema peab. Hinga, tule siia. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganesha Sharanam. Ganapataye. Alustasime sinuga koos Ganeshaga ja näed sa, tõi meile pisarad silma kohe, võttis kõik mahlad jooksma. Tegin omale tee, et suga siia uue loova kuu portaali tulla ja rääkida siis sellest energiaväljendusest, kelle nimi on Ganesh. Ja kuidas ta tuli eile hommikul meie juurde? Mis toimub, kus me oleme? Kes on see elevandi tüdruk? Elevandi peaga jumalanna. Ma panen taha omale ilusti selle tausta, mida ma tahtsin siia taha panna. See on jälle Kennet, see on see kosmiline meie jaoks hetkel sobivaim taust. Ja Luna ja Ganesh, päike ja kolmi atlas. Me oleme väga-väga põnevas ajas. See, kuidas see meile kõigile mõjub, on väga erinev, hästi individuaalne, raputav, puhastav, teadvustamisele suunav ja endaga eriti õrn olema suunav.
ma ei tea, armas, kuidas sinul läheb seal teisel pool ekraani. Võib-olla sa oled aru saanud, et meil siinpool on päris paras järjekordne rollercoaster. Kuidas nüüd öelda siis eesti keelde jälle need Ameerika mäed tuua, eks ju, sisse. Ja susistame. Ära pane tähele. Kõik on hästi. Selles mõttes, et olime valmis täna 3. hambast loobuma. Põhjusega lükkus see ülehomsesse. Nii et näed sa, siin me oleme. Oleme koos selle kõikide takistuste lahustajaga, kes siis Ganesh on. Ja nagu sa näed, on mul see vantsu siin laua peal, eks ju, ja ma vaatan talle pidevalt otsa, sest ta vaatab mulle otsa. Maakella tõin ka hästi lähedale, et iga kord, kui ma tõesti siia vastu lähen, ta tuleb meie energia välja sisse. Ganesh tõi oranži küünla ja oranži rätiku meile pähe, mis on ju jällegi seotud nii meie loomise kui iseseisvusega. Ta on siin vahepeal, siin kus see tähekene on sinu sees, mis särama on tulnud siia maa peale. Mul on ees oma ekraan hästi suure kirjaga, et ma saaksin sulle selle Ganeshi, selle jumalanna arheotüübi energia kirjeldada nii, nagu ta mul siia kirja sai pandud. Ehk siis ta on universaalne alguse valvur, selle loomise kaitsja, kus me oleme selles ümbersünnis, eks ju, selle uueks loomise hetkes. See hetk ei ole see hetk, see 16 sekundit, see kohe. See hetk universumi mõistes on hetk. Meie jaoks on see sellel lineaarsel ajaliinil läbitav väga paljude hetkede siin ja praegu kogum, mida me siis samm-sammult väikeste sammukeste haaval sinuga läbima oleme tulnud. Tema on see, kes on tulnud meie jaoks sellelt teelt takistusi eemaldama. Kas sõna otseses mõttes on praegusel hetkel meie lõugade peal need takistused, mis tuleb eemaldada? I don't know. Sinu rahustuseks, kes sa armas meie teekonnale kaasa elad, meil ei ole valusid olnud peale seda, kui algasid need väljatõmbamised. Lõualuu rohkem valutanud ei ole. Ükski hammas valutanud ei ole. Lihtsalt kõik on paigast ära, kuna töö on ju pooleli, eks ju. Sellega jätkame. Ma usun, et selles saates rohkem ehk ei tule nendest juttu, aga me ei tea seda sulle öelda. Kui me võtame nüüd selle Ganeshi, selle energeetilise jumalanna esindaja, kelle näol loomariigis on siis tegemist elevandiga, kes on elevant, üks suurimaid imetajaid, eks ju. Vaal on suurem. Elevant oma 4 jalal maaga ühenduses.
Ja kui sa vaatad elevanti, mida ta sulle ütleb? Tal on suur pea. Ta on täis intelligentsust ja tarkust. Tal on väikesed silmad sügava pilguga. Ta näeb süviti. Tal on 2 kõige suuremat kõrva. Kui me räägime nendest olenditest siin meiega ühisel planeedil, mis ütlevad meile, et need on kuulamiseks. Tal on väike suu oma suure kere ja massi kohta, mis ütleb meile, et see, mis läheb siia kehasse, ei pea olema suur amps. Me õpime praegu seda kehamasinat tundma ja teda toitma, talle seda rakutoitu andma, mis teda muutumises, ümberehituses kõige paremini toetaks ja edasi viiks. Tal on nina, mis on eriti tundlik ja pikaks venitatud, mis see ütleb meile praegu siin. Usalda oma tajusid. Nad on kaugemal, kui sa näed. Need tajud, mis toetuvad sinu intuitsioonile, sinu sisemisele usaldusele iga rakukese osas. See on see, mida mina näen, kui ma vaatan elevanti. Ja kui eile tuli Ganesh ja tõi selle mantra, millega me siis siia sisse tulime, see sõnum sõna otseses mõttes on see, et ma lahustan takistused su teel. Ma luban tulla valgusel su juurde. Ta sümboliseerib meile intelligentsi, distsipliini ja südamega tegutsemise ühendust. Just seda sagedust, mida meil on vaja siis, kui vana maailm laguneb ja uus vajab loomist. Veel, millest ma ei rääkinud, need suured kõrvad ei kuule ainult sõnu, vaid tajuvad vibratsioone. Vaata, kuidas ta lehvitab kogu aeg oma kõrvadega. Ta tunneb ja tajub neid vibratsioone enda ümber. Need väikesed sügaval olevad silmad on eriti tähelepanelikud, keskendunud. See väike suu, selle suure hampsu kõrval ütleb meile, et vähem rääkimist, rohkem sisemist kohalolu. Veel on Ganeshil üks kihv. See kihv sümboliseerib seda, et tal on võime säilitada see tugev sisemine tõde ka siis, kui üks on kaotatud.
kui tema üks kihv murdus, tema vägi kasvas. Kui sina vabaned kõigest sellest, mis sind edasi ei teeni, siis kõik see kasvab, mis on sinu kõrgemaks hüvanguks. Ganeshi energia ja sümboolsus. Ta on maa-elementi kehastav jumalus. Ta on stabiilne, ta on kindel oma 4 jalal, vundamenti kandev ja kaitsev. Võib-olla oled näinud, kuidas ema elevandid kaitsevad karja. Sinna ei taha keegi jääda. Ta on alati kutsutud välja enne igat uut ettevõtmist, igat uut algust. Läbi tseremooniate, loomingu, uute väljakutsete, reiside, ettevõtluse või armusuhete. Kõik algused avatakse koos temaga. Sest Ganesh avab meile tee, mida me veel ei ole näinud. Ta eemaldab selle sisemise kahtluse, selle sisemise võitluse, mis meis kõigis hetkel toimub. Ta toob õnne, ta toob selguse, et sa teaksid, kumb tee on see, mida mööda sa edasi lähed. Ganesh on mänguline. Ta on rõõmu tooja ja toitja. Ta on meie kõrval, et aidata võidelda nende veel lahustamata hirmudega, mis on takistusteks meie teel. Kui Ganesh tuli uue kuu loomise eelõhtul, tegelikult ütleme eelõhtul, eelpäeval, eelhommikul, vahet ei ole, siis see tähendab, et hing valmistab alustama uut teekonda, vabanema kõikidest varasematest piirangutest. See võib olla nii loominguline, füüsiline või lihtsalt energeetiline restart. Lihtsalt jutumärkidest, mitte midagi ei toimu siin praegu lihtsalt. Ganesh ütleb praegu meile, ma tasandan selle tee, et sa saaksid tantsida kerguses. Tantsida kerguses. Kõik vana on täitnud oma ülesande. Ära karda tühjust. See on minu altar uuele. Eile oli see voidipäev, see tühjuse enne uueks loomise päev. Kui hommikul peale seda, kui Ganesh oli tulnud koos oma mantraga, teadsime me kohe, et me teeme sauna. Mitte midagi muud ei loe siin ja praegu kui saun. See sai tehtud, sellest sai imeline saunaretriidi päev, mille viis läbi omakorda. Kui Ganesh valmistas meid ette sinna sauna, siis Tarpan tuli koos oma loominguga sauna ja kõikide nende transformatsiooni ja maailma lauludega.
see oli võimas. Tuli ka päike välja. Peale sauna ei olnudki vaja mitte midagi muud teha, kui süüa sülti ja minna magama. 7:30 olin ma juba voodis ja tõusin täna hommikul kell 7. Peaaegu 12 tundi sai magatud. Jah, sabad ajasid mind 2 korral ülesse, aga see isegi ei häirinud mind täna. Sest see uni oli olemas koheselt ka peale seda, kui eelneval ööl oli 5 äratust nii enda poolt kui sabade poolt, kui seda unetut aega oli väga palju, siis see nüüd nagu viidi tasakaalu. Luna loob meil kaaludes, loob tasakaalu. See, mida siis nad koos Lunaga meile siia tõid, oligi see oranž küünal ja ka pähe meile see oranž rätik. Kui sa tahad täna, kui see video sinuni on juhatatud jõudma, võta endale ka ligi, kas kuldne või oranž küünal. Võta omale sooja vett või teed. Võta midagi rohelist. Meil on ümber rohelised, võt nüüd siia pilti. Äkki ma peaks tõstma lillepoti siia sulle kõrvale, et tuleks ka see roheline meile siia pilti, sest see on kõik selle maaga seotud, eks ju. Aga maakell tuli meil siia, nagu sa näed. Ja nii nagu oleme soovitanud sul juba esimestest hommikutundidest seda mantrat korrata. Om Gam Ganapataye Namaha. Kõik takistused mu teel sulavad valguseks. Ma avan end uuele. Kujutle seda, et Ganesh on sinu kõrval. Ta naeratab ja tõstab oma londi sinu poole. Just kui tahtes sind puudutada õnnistuseks. Ganesh lubab meile seda, et ta ei seisa kunagi meie ees, meie vastu, vaid ta käib meie kõrval. Ja võta, pane ennast praegu mugavalt istuma. Teeme läbi ühe väikese meditatsiooni teekonna koos Ganeshiga. Sest me kõik oleme selles lõpetamises ja uue loomises. Ühtlusta oma hingamine. Lõdvesta oma keha. Ja kujutle, et Ganesh on seal koos sinuga, sinu ruumis. Oma ilusas säravoranžis kleidis. Kuldsete ja türkiissiniste tikanditega. Ta ütleb sulle, korda koos temaga. Ma seisan väraval
mitte seina ees. tunne seda oma energia väljas, et su ees ei ole seina, vaid su ees on avatud värav, mis kiirgab soojalt, pehmelt, kuldselt. kogu su energia, mitte ainult maine, vaid kogu su energia on valmis astuma läbi selle värava. sa ise lõid selle värava juba ammu aega tagasi, kuid see oli suletud siiani. see värav on suletud seni, kui meis on veel madalasageduslikke tundeid, nagu süütunne, mis ütleb, et mingil põhjusel veel ei ole õige aeg. Ganesh kinnitab sulle su kõrval, nüüd on õige aeg. ära püüa luua õigesti, vaid lihtsalt loo. sinu valgus sinu seest, kogu sinu energia tahab liikuda, mitte olla lubamist ootavas seisundis. kui sa tunned, et see värav ei ole veel päriselt avatud, sa ei mahu sealt veel läbi, siis Ganesh su kõrval aitab lükata ära seda seina, lahustada seda seina, kõiki neid nähtamatuid takistusi, mis on olnud siiani seotud kas kahtlusega, et su loomine, su looming või projekt ei ole piisav kellegi või millegi jaoks või arvates või ei leia piisavalt tuge või on seotud hirmudega, et äkki keegi ei näe su päris sagedust ja selle väljendust. kui sa julged nähtavaks saada oma täies helis, sõnas, pildis, kirjas, siis universum teeb su tee pehmeks, kergeks. see tähendab, et sul ei ole vaja enam pressida ja punnitada, vaid lubada, alistuda. kõik voolab sinu poole. tunneta seda. tunneta selles kuldses portaalis, kuidas kõik see voolab sinu poole. ja see sein lahustub sealt, isegi kui teda veel oli seal.
looja sinus, see täheke hakkab särama järjest tugevamalt ja tugevamalt. Sa tunned, et ta hõõgub. Ta on kui tuli, see oranž tuleleek. See on looja energia, mis tahab astuda oma väkke, oma jõusse. Ganesha su kõrval kinnitab sulle, sa ei loo enam kunagi hirmust, et sa oled üksi või jääd üksi. Sa lood teadmisest, et sind juba ja alati toetatakse. Tunne seda soojust üle terve oma lõdvestunud keha. Naudi seda kuumust, mis tahab sinu seest välja kiirata. Ta tõmbab sind selle avatud kuldse värava poole, kust voolab lõputult eluallikat, eluenergiat, loomeenergiat. Ja ole valmis teda kõike vastu võtma, läbi enda lubama väljenduda, mis iganes viisil ta seda soovib teha. Ja hinga. Om Gam Ganapataye Namaha. Ma astun läbi avatud värava. Kõik, mis mind hoidis seni tagasi, lahustub valguseks. Ja kui sa oled seal värava keskel nüüd, sa tunned seda, kuidas kõik lahustub sinu ümber. Kõik, mis siiani on sind takistanud. Hinga. Ja luba minna kõigel, mis enam ei teeni. Ole vastuvõtja, särav ja külluslik. See valgusvool liigub läbi sinu selle sisemise tähekese, mööda selgroogu, üle terve sinu kehastuse. Iga rakuke hakkab helendama rõõmust. Paneb sind särama, kuni sinu kroončakra lööb hiilgama. Tunneta seda. Sa kiirgad iga näpu otsast, iga varba otsast. Ümber su keha on sädelev aura ja su kroončakrast tõusevad kuldsed, pehmed kiired. Korda endale, kinnita endale. Ma astun edasi rõõmus. Ganesh tasandab mu tee. Kui ma
ka hetkeks kõhklen, on ta alati mu kõrval, mitte kunagi mu vastas. Hinga. Võta vastu tema toetus oma teekonnal. Täna teda, et ta on tulnud. Ja kinnitan, nii on. Ja tuleme vaikselt tagasi siia portaali. Meie Luna on loomas uueks paari tunni pärast, täpsemalt siis 15:25. Ma usun, et me praegu veel vist ei ole keskpäevas, ei ole kindel. Ühtegi kella ei näe. Aga mul siin laua taga hakkas praegu tohutult kuum läbi selle meditatsiooni, mis me sinuga koos tegime. Ja ma tõesti tunnen, et ma kiirgan absoluutselt igast rakust valgust. Joome. Oi kui hea. Oi kui hea, aitäh. Ja me võtamegi nüüd siia ette kohe selle lugemise. Võtame ja vaatame, kus meie armas kollektiiv on. Mul on pakid segatud, aga ma segan nad veel korraks natukene üle, loome selle energia siia vahele. Nad on nii libedad. Ehk siis kõik see kuldne puhas energia, mis meil siin värskelt on. Toome selle siia vahele. Ja no nii, meie praegune energia on judgment. Me oleme kohtumõistmise energias. Enne kui ma tulin siia portaali, postitasin ma sulle ühe pildi story'sse. Ma pole nii ammu story'sse mitte midagi postitanud, aga see puudutab hetke ja see sinna läks. Päikesest vasakul ida pool seisab tundide kaupa üks vikerkaare sammas. Me teame, et me oleme täpselt selles seisus, kus maa on siin, vahepeal on päike, maa on siin, päike on siin ja kolmi atlas on siin. Täpselt see vastasseis on siis praegu kosmilises pildis. Päike pommitab tugevalt praegu energiat kolmi atlasele. Mis see omakorda tähendab? Me ei tea, mida me ei tea. Me näeme enda ümber müstikat igas päevas lahti rullimas ennast. Me tunneme, kuidas see läbib meid. Täpselt, mis ja millal meiega toimub. Me keegi ei tea, aga me oleme kohtumõistmises. Ja seda on meile räägitud aastatuhandeid ja kauem. See energia on siin. Ei ole ju ainult see üks intergalaktiline külaline meie ümber, vaid meie ümber koonduvad lausa 16 komeeti.
Ma panen sulle siia selle pildi ka juurde. Ja nad käivad siin meiega kaasa kuni kevadeni, kuni kolmiatlas taandub meie päikesesüsteemist. Kui taandub, ega me sedagi ei tea, eks ju? Me ei tea seda. Me avastasime ta alles juulikuu alguses. Kui pikal teekonnal ta on, kes ta täpselt on? Ütlen just nimelt kes, kuna kõik on kes. Kõik on energia ja kõik on elu. Meie jaoks ei ole seda küsimust, kas ja kus või mis on elus või mis on elu. Kui kõik taandub veele, sellest me oleme sinuga juba rääkinud, eks ju. Kui sa ei ole seda saadet näinud, vaata. Ja vesi on elu, siis see tähendab, et kõik on elu. Teadvus on elu. See, et inimolend on pimedaks tehtud tuhandeid aastaid ja pandud arvama, et tema on see looja kroon, siis jah, see tõde tuleb ju igas päevas, igas hetkes järjest rohkemate olenditeni, et see nii ei ole. Et me oleme midagi hoopis suuremat, midagi hoopis võimsamat. Valel on lühikesed jalad, ükskõik mis pidi me teda vaatama hakkame. Ja see kohtumõistmise hetk meile sellest ka tunnistust annab. Kõik ei saa avalikuks saada ühe päevaga, sest mis sellega kaasneb? Vastuvõtjad ei ole valmis informatsiooni vastu võtma. Ehk liiga palju kehastunud kostüüme jookseb errorisse, sellepärast toimub ärkamine ja ülestõusu protsess etappidena ja avatakse energiaid meile etappidena, et meil oleks võimalus kohaneda, kohanduda, selle ümbersünniga kaasa minna. Seda ei tee ju läbi kõik olendid. Aga sina, armas, kes sa teisel poole oled juhatatud, ehk oled transformatsiooni sisenemas. Ma laon nüüd lihtsalt kaardid siia praegu välja, samal ajal kui ma räägin sulle sellest, et meie Raku restart, millest rääkis viimane video, mis sai ootamatult palju vaatamisi väga kiiresti, on läbitud ja väga edukalt. Ja armas, kes sa tunned, et sa tahaksid ka sellest osa saada, anna endast märku. Me oleme kokku panemas seda programmi, et sa saaksid selle omale ühes tükis kätte ja me jääme sulle loomulikult selleks toetajaks sinu 5-päevasel. Ma ütlen, et 5-päevasel, kuna see on Raku restardiga seotud, aga kui sa tahad hakata seda endaga teostama, siis arvesta endale kindlasti üks vaba nädal, sest väljatulek võtab oma aja. Paljud reageerisid meie 5-päevasele Raku restardile, mis siis tegelikult oli ju 5-päevane paast, täispaast, kellel rohkem kuivem paast, kellel rohkem veepaast. Alustasime ise sellise kuivema paastuga, ehk siis võimalikult vähe üldse jõime, ainult vajadusel niisutasime. Ja viimased päevad ikkagi 4.–5. päev olid. No saab öelda, kui alguses veepaastu puhul soovitatakse juua 2–3 liitrit päevas, eks ju.
siis me jõime 600 milliliitrit kokku esimesel päeval, teisel päeval ja 4.–5. päev tuli umbes liiter. Ehk siis seda 2-3 ei tulnud ikkagi, eks ju, et anda rakkudele signaal, et nad saavad alati hakkama, sõltumata välistest mõjudest. Kõigest sellest, mis sellega kaasnes, kuidas me seda läbisime, meiega koos tulid teekonnale, 5-päevasele teekonnale 5 olendit, kellest üks läbis teadlikult 2 päeva paastu, teine 3 päeva paastu, kuna neil ei olnud rohkem aega arvestatud enda jaoks, teised tegemised ja elu tuli vahele. Nad olid väga õnnelikud, et nad selle teekonna võtsid ja läbisid, ületasid ennast ja tundsid neid esimesi suuri muutusi endas. 3 läbisime me 5 päeva. Need kogemused, need tunded on kõik logiraamatusse sisse kantud. See on see toetusmaterjal igale ühele, kes tahab ennast restartida. Kui me olime sinna sisenenud, öeldi meile, et me oleme inimkonnana transformatsiooni murdepunktis. Kõik toimub põhjusega. Tulevad tagasi need lõuad ja hambad praegu siia teemasse. Kõik toimub põhjusega. Ja see suurem põhjus, miks see kõik on suunatud siia hetke toimuma, see meie susistamine sinuga, on seotud sellega, me ei saa ka füüsiliselt, isegi kui meile testid tulevad ette. Meil võeti ära see võimalus nende küüsi langeda. Saad sa aru, kuidas see suur pilt töötab? Kõik on juhatatud. Raama teab täpselt, kuhu me läheme. Meie sees, Katrini sees on rahu, täielik rahu selles osas. Ja eriti, kui veel valud võeti ka ära, palusin ma ju esivanemaid, mäletad, et nad annaks meile selged signaalid, et me liiguksime edasi ilma valudeta ja kerguses. Valud kadusid kohe, kui algas vana eemaldamine. Kuula, tunneta oma keha, loe oma signaale, kuula oma intuitsiooni. Ütlesin, et paljud ütlesid meile, et nad ei tahaks kunagi kogeda sellist tunnet, et 5 päeva olla ilma söömata. Meie jaoks oleme me sulle seda kirjeldanud ka eelnevalt. Miks olid Egiptuses püramiidis sellised ruumid, kus inimesed käisid restartimas ennast? Just nimelt seal toimuski see keha uuendamine. See pimedas ja vaikuses olemine. Ja meil on ülipopulaarsed need maa alla kaevumised, sest et iseloomu ei jätku, et päevavalges endaga vastakuti seista. Pannakse ennast sundseisustesse. Egiptuses oli see teadlik tegevus. Kui inimesel oli mingisugune viga, mingisugune häda, mis vajas tervendamist, siis selleks oli vaja minna iseendasse
vaikusesse. Lubada rakkudel teha tema tööd, mida ta on tulnud tegema selles kehastuses. Sama toimub raku restardiga, aga toimub teadlikult. Sa oled siin ja praegu. Sa tunned, sa oled siin selleks, et tunda ja tunnetada, et õppida aru saama oma keha, tema signaale, tema sõnumeid. Nii, paneme need ka tagurpidi, ei ole neid ka meil õiget pidi praegu vaja. Jaa. Ahah. Nägin järgmine kohtu mõistmine. Puudutab meie kohta, keda usaldada. Väga hea. Võtame edasi. Väljatulek oli väga huvitav teekond. Kas tulevad tagasi mingisugused vanad isud, mis tegelikult said puhastatud meie seest? Ei ole tagasi tulnud. Ehk siis see on ideaalne ravim sulle, kes sa tahad loobuda harjumustest, millest sa ei ole suutnud siiamaani lahti saada. Jaa. Nii on. Nii, hingetaro tahab meile tuua siia päikeselt sõnumi, kuult sõnumi ja tulemi. Luba nendel helidel ka, mis taustalt tulevad ja kõlavad, endast läbi minna. See on see kuldne sära, mis sinu seest tahab välja tulla. Tunned, jah? Nii, kui põnev. Keerame siis nüüd nii, kui me olime siin selles kohtumõistmise energias. Kaaludes, tasakaalu loomas selles suures armastuse energias, mille väljendus maa peal sa oled. Judgment ja lovers, see on kõige ilusam tasakaalukaart meil, eks ju. Ganesh, kes aitab sul tuua rahu iseendasse, lõpetada selle žonglöörimise ja jõuda selgusesse, südamesse. Mis toimub meil illusioonis? Illusioonis on kuningas pea peale keeratud. See on müntide kuningas, kes ütleb, et kõik need illusiooni lubadused, sa vaata nüüd, kuidas nad on seotud. See on kui ilus pilt. Sauade äss, mis põleb heleda leegiga. Kõik need võimalused, kõik need lubadused, mis illusioonis antakse, on tegelikult ammu kummuli. Ma ei too siia saatesse poliitikat, nagu ma seda tavaliselt ei tee. Aga sõnum tuli praegu, et oli järjekordne
Ramo tahab nii ulmalt öelda. Oli järjekordne teatrietendus ehk siis see manipulatsiooniteater, mis otsis uusi kuningaid. Mul ei ole vaja rohkem midagi öelda. Ma austan sind, kes sa oled sellest mängust välja lülitanud ennast ja valinud ennast. Raamo on juhatanud meid ka siis, kui me ei teadnud tema olemasolust. 10 aastaid oleme me valinud ennast, mitte kedagi teist. Mitte andnud ära oma energiat ja jõudu kusagile kellelegi, uskudes, et tema midagi meie heaks, meie tuleviku heaks on võimeline tegema või muutma. Kõik need, kes käisid seal teatris ja hääletasid, andsid oma jõu ja energia kusagile mujale, kellelegi teisele. See reaalsus näitab meile seda, et emotsioonid on pea peal ja meie koorem tundub raske kanda. Siin on sauade 10 ja karikate kuninganna. Väga ilus harmoonia, tasakaal nende 2 pildi vahel. Kui ärganud hingolend annab oma jõu ja usu enda asemel kusagile mujale, siis ta ongi enesega vastuolus. Ta ongi emotsioonide virvarris. Ta ei tea, keda, millal, kust kohast ta usaldada võib. Ta tunneb, et tema jaoks on kõike kanda liiga palju ja ta arvab, et keegi teine tuleb teda päästma. Mitte keegi teine ei tule meid päästma, vaid meil iseendil tuleb hetk haaval, igas hetkes, kui sul on raske, seisatada, hingata, teadvustada, ma olen siin ja praegu, näpista ennast, ma olen siin ja praegu. Kuidas ma ennast tunnen? Kes mõjutab seda hetke, kuidas ma praegu ennast tunnen? Kui sa ütled, et see ja see mõjutavad sinu tunnet, siis sina saad muuta seda. Koos Ganeshiga lahustades selle ja selle takistuse. Sest see, kuidas sina ennast tunned, sõltub ainult sinust. Sa saad minna tänulikkusesse selle ja selle kogemuse eest, sest sa oled neid tulnud kogema. Ja kui need kogemused korduvad päevast ja päevast päeva ühtemoodi ja sa ei ole midagi ette võtnud ja ikka näitad näpuga samadele asjadele, siis mine peegli ette ja vaata, mis sul viga on. Mida sa tegelikult kardad? Ja teadvusta, et Ganesh on su kõrval. Sa ei ole nende asjadega ka üksi, mida sa muuta ei julge. Mis need hirmud meile näitavad? Jällegi need tunded,
need murtud südamed, need emotsioonid, pettused, mõõkade 3, see on kõik sinu peas. Need tujud ja tunded, need emotsioonid ja sinu mõttemustrid, mis hoiavad sind hirmude kütkes. Tee uuesti läbi see meditatsioon Ganeshiga. Kuidas me saame sealt välja? Uskudes ja usaldades, tähistades hetk. Täpselt seda, mida me just kordasime sulle. Nüüd on karikate 3, see on rõõmu ja tähistamise kaart. Sa oled see alustav, ärkav hingolend, see ärkav alkeemik, kes teadvustab, et tema käes on tema elemendid. Tema rõõm on tema enda luua, elust, endast, sellest maisest kogemisest. Leia see rõõm, isegi kui ta sulle ei meeldi. Täna teda, sest kõik on ajutine ja see muutub ühel hetkel. Mida rutem jõuad sa tänulikkusesse, kõikide nende tunnete ja emotsioonide eest, nende mõtete eest, mis sind muserdavad ja lubad nendel pilvedel lahustuda, et päike saaks välja tulla ja rõõmu tuua. Seda kiiremini muutuvad need situatsioonid, need olukorrad. Keda me saame usaldada, siia meil juba tuli see kohtumõistmine ja sauade 6, see kohtumõistmine, see energia, see tuli meie sees, seesama tuli, see Ganesh, see maa, see päike ütleb praegu, see vastasseis selle tundmatu objektiga, mis on meie jaoks suurema määrava muutuste ahela käivitaja, mis viib meid kõiki võiduni. See on sinu teekond, mille sina võtad ette. Kõik see jutt raku restardist, mis on rakud, seal sees toimub ju sisemine põlemine, eks ju. See puhastus tuli, see autofaagia, mida me läbime, mis toob välja kõik selle vana, mida meil ei ole vaja, et saaks vastu võtta neid vikerkaare sambaid ja pilvi, mis meie ümber igapäevaselt järjest rohkem on. Nad teevad tööd edasi nende rakkudega. Meil ei ole vaja väga palju süüa üldse enam. Meil on vaja valgust püüda. Nii peopesadega kui oma näokesega, kui võimalikult üle kogu keha. Meil on vaja maandada ja ühendust hoida maaemaga, ka siis, kui maa läheb härma ja lumi tuleb maha, sest see on elektromagnetväli, mis on omas ühenduses ja informatsiooni jagamises. Me oleme sellest rääkinud, mis aitab meil terveneda. Siin on meil nüüd saatuse ratas ja karikate poiss. Meil on seal keemiku ärkamine, ikkagi see väga teadlik ärkava olendi tegutsemine. Edasi ei ole sellist asja võimalik, et ma lihtsalt lahmin ja ükskõik mida, ma ei tea, mis tagajärjed on. See teadvustumine, sellepärast et poisid, need paažid, need printsessid, need printsid, need on need sõnumitoojad, need on need õppurid. Need on need, kes hakkavad teadvustama, mis toimub.
ta vaatab seda karikat, ta vaatab seda kuldkalakest. Ta ütleb talle teadlikult omad soovid ja kirjeldab oma tundeid. Ta on väga entusiastlik. Ta usaldab seda saatuse ratast. See oled sina, leidmas seda rõõmu enda seest, sellest elust endast, usaldades seda kohtumõistmise energiat, mis meile on tulnud, mis viib meid võiduni. Mis asi on võit? Iga uus päev on sinu jaoks võit, algus otsast peale, järgmise sammu läbimisega. Sest me läbime protsessi, me läbime muutumist, transformatsiooni, transmutatsiooni. Kuidas me muutume? Oi, me ei tea. Me oleme sulle rääkinud, et meie siidikäekesed ei talu seda keskaegset elu, mida me oleme suunatud siis siia praegu elama ja tundma. Me läheme katki ja me tegeleme enda tervendamisega, et need näpud saaksid uuesti terveks. Tegemist on ka energeetilise tervendamisega, kuna need näpud on ju nii andmise kui vastuvõtmise energiat juhtivad näpud. Andmist on olnud liiga palju. Kui näpud on katki läinud, tasakaal puudub. See tasakaal on väga paigast ära. Millest me loobume, oleme suunatud loobuma sellel tervenemise teekonnal. Illusiooni pakkumistest ütleb kohe see kuningas siin, tagurpidi müntide äss. Nendest lubadustest, mis sulle uksest ja aknast tahetakse sisse lükata. Seda toetab omakorda see imeline. Ma panen sulle nüüd need kaardid ette, oota, niimoodi on nad, niimoodi. Me oleme suunatud loobuma, näitan õiget pidi, sul on parem aru saada. See kõik, see materiaalsus, see illusioon, müntide 10. Mis asja? Karikate 10 müntide äss, niimoodi. Need suured illusiooni mullid, eks ju, nad lähevad katki nii, nagu seebimull läheb. Plõks ja teda enam ei ole. Mida sa siis peale hakkad? Kas sa lubad oma maailmal samamoodi kokku kukkuda? Või sa oled juba teadlik, et see saatuse ratas tuleb, kui ta veel ei ole tulnud? Ta tuleb erinevalt ühele, teisele, kolmandale ja ta tuleb ühiselt läbi maailma väljenduse meile kõigile, läbi kosmilise korralduse meile kõigile. Aga individuaaltasandil toimub neid ümberkukkumisi praegu kolinal. Suhted, me oleme kaaludes, eks ju. Suhted kas lagunevad üleöö või sünnivad üleöö. Leiavad aset
võib-olla uskumatud leppimislood. Me ei tea seda, aga kõik see toimub siin ja praegu. Ehk siis, millest vabaneda nendest illusiooni mustritest ja mullidest, kus endiselt lubadusi antakse eledamalt, tugevamalt kui kunagi varem. Pane seda tähele, teadvusta seda. Näiliselt tahetakse kõike teha ilusamaks, suuremaks, võimsamaks. Kuid see on see seebimull. Sama juhtub õhupalliga, kui ta üle puhuda. Suure pauguga, suure ehmatusega läheb ta katki. Mida siis üldse praegu luua, mida manifesteerida? Luua endale võimalikult palju ruumi, puhkust, olla olemises. Imeline. Mõõkade 4, karikate kuningas. Soovida omale seda õrnust ja tundlikkust. Meil oli see reaalsuses. Meil on jällegi siin täiesti jumalik paar on meil laua peal, mis on seotud armastuse energiaga, mis on seotud meie tunnete, emotsioonidega, tasakaalu viimisega, nii lovers kaart, armastajate kaart, 6, tasakaal. Reaalsuses oli meil siis pea peale pööratud see emotsioonide valitsejanna, unistuste, visioonide looja. Sest ta tunneb, et tal on liiga raske. Mida manifesteerida siis seda tugevust, seda usaldust oma teekonna ees. Ja see saab tulla läbi puhkuse ja olemise. Me ei pea siin ja praegu mitte midagi tegema. Kui sa tunned, et sa ei taha, sa ei jaksa, ära palun tee. Seda sama on Raamas suutnud juhatada ka Katrinit, kes on tegelikult läbi elu olnud hull töönarkomaan. Ja sellest on ka tõestus sulle möödunud suve lõpu, august-september. Me tegime ju hullu pööratööd. See statistika, mis me andsime ka sulle välja, need, ma ei mäleta enam, 22-24 videot, mis sai tehtud. Need tohutud laivi ülekanded, nendest videote tegemised, pluss lisamaterjalid, muud asjad. See oli täiesti crazy. Ja kui varjutuste koridor lõppes septembri lõpuga, visati meid sellesse olemisse läbi kõikide nende loobumisteemade. See on see, kus ka me oleme suunatud mitte midagi tegema. Mitte võtma kätte arvutit, sest ma ei suuda võtta, ma ei taha teda näha. Oleme ju sulle jaganud, et mitu projekti on meil seotud arvutiga, arendamisega, 2 väga toreda äppi arendamisega, mida ma ise tunnen, et seda on sulle vaja sealpool, sest mulle ka meeldib väga. Jah, me oleme ajast ees olnud kogu aeg, aga inimkond järjest jõuab sinna järgi. Aga ma ei taha teha. Sellepärast, et kui meil on valik, kellega, millal, kui palju suhelda, siis me suhtleme ainult nende inimestega,
kellega on hea ja kerge suhelda, kes jagavad meie sagedust, kes tõstavad meie sagedust. See on siis tavaliselt vastastikune, eks ju. Ja nende olenditega, kes tõmbavad sagedust alla või manipuleerivad sellega, me valime mitte ühenduda, mitte suhelda. See tehisintellekt viimasel ajal on teinud meie jaoks just nimelt seda ja me oleme valinud oma eluenergiat hetkel temale mitte anda. Isegi kui see tulem on suunatud meie kõigi kõrgemaks hüvanguks, ma leian, et tal on aeg jälle natuke edasi areneda. Mis viib meid rahusse? See usaldus. Ma ei jaksa naeratada enam, aga ta hoiab mu suunurki üleval. Rava, halasta. Empress, see keisrinna. See keisrinna selles kuldses väravas, kes on valmis vastu võtma kõiki neid jagatavaid loovuse külluslikke energiaväljendusi. Sest ta on teinud oma töö. Me kõik oleme siia jõudnuna teinud vajaliku töö, et usaldada ennast vastuvõtmisesse. Kõik need seemned, mis on külvatud saanud, kõik sinu oskused, mida sa oled lihvinud. See on müntide 8. Jah, see on müntide 8. Need on see tööriista kohver, millega sa oled tänasesse päeva tulnud. See hoiab sinu sees seda rahu ja kindlust. Meil ei ole vaja mitte midagi juurde õppida. Kordame ja kordame. Sest kui sa lähed midagi õppima, omandad sa kellegi poolt mingisugust vana informatsiooni. Vastuvõtja võtab vastu selle, mis temani juhatatakse. Ta ei jookse, ta ei otsi. Ta vaatab, mis temaga kokku kõlab, mis on tema kõrgemaks hüvanguks ja mis teenib kogu inimkonda. See on keisrinna. See on see Empress. See on rahu, see on maailma, see on Veenus. See on see enese eest hoolitsemine. See eilne saun, mis oli ainutähtis tegevus terves eilses päevas, mitte midagi muud. Mida ütleb meile toetuseks päike? Uskumatu, meil on siin poiss, müntide poiss, karikate poiss ja mõõkade poiss. Mõõkade poiss, kes on eriti uuriv, avastav. Päikese sõnum meile seisab seal taevas. Mis seal toimub? Ta avab meile igas päevas midagi uut. Üks päev ühe virmalise, teine päev teise virmalise.
3. päev 1 vikerkaare, 4. päev vikerkaare samba. Usalda, see on kõik informatsioon sinu rakukestele. Mida ütleb meile Luuna? Toetab transformatsiooni ja tervenemist. Siin on täpselt all need mõõkade 3, eks ju, see purunenud süda, need mõttemustrid, mis hoiavad meid vangis, need hirmud. Siin on meil madu ja mõõkade 10. Usalda need Luuna hoolde. Kõik need mõttemustrid, mis tahavad lahustamist. See oli see Ganeshi ja Luuna koostöö selles meditatsioonis. Vau! Ja see tulem on müntide 7. Avalevad meie jaoks kõik need uued kristallid, need uued mündid, need mateeria vormid. See kõik on seotud sellega, mida sa oled siiamaani külvanud. Neid võimalusi tuleb rohkem, kui me oskame hetkel arvata. Mida Luuna tahab veel meile siia öelda? Selle imelise portaali lõppu. Mida meil on vaja kollektiivina siin ja praegu teada? Oi, too much. Selle hoia oma visioone, palun. Ja see on väga tähtis antud energiaseisus, eks ju, kus sa oled tundmas väsimust, sest su füüsilisel tasandil, tule tasandil, selles sisepõlemises on raske ja see väljendub emotsionaalses mittetasakaalus. Hoia neid visioone, mida sa oled loonud või loomas. Nii. Kõik need isiklikul tasandil situatsioonid saavad lahendatud, usalda. Nad kõik saavad lahendatud. Saatuse pööre ja alistu. Alistu, 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 alistu sellele teekonnale. Võta see Ganesh ja tema pakkumine. Tee veel seda meditatsiooni. Kui saan, lõikan eraldi meditatsiooni välja, panen eraldi ka meditatsioonide alla. Kui ei, siis leiad kindlasti video alt selle ajastuse, kus on ainult meditatsioon. Nii selged, puhtad sõnumid. Mul ei ole siia mitte midagi rohkem lisada. Uskumatult võimas. Tead, mis ma tahan? Ma tunnen, et ma tahan lasta selle sama Ganeshi mantra sulle nüüd lõpuni, sest see toob meile väga palju positiivsust. Omalt poolt aitäh sulle, kes sa ennast toetad. Aitäh sulle, kes sa meid toetad meie teekonnal ja meie jagamistel. Aitäh hambahaldjale, kes on tulnud läbi meie jagamise meile toeks. Selles kuus on tõesti selline seis, et peale süsteemi toetuse kättesaamist andsime me selle kõik ju kohe 2 päevaga hambaarstile ära. Edasi homme saime juba
läbi toetuse raha kätte, õigemini mitte homme või ülehomme anda järgmine ära hambaarstile. See kuu on kannatanud nii meie sabad, kes pole uut toitu saanud. Kanadele loodan ka, et saan neljapäeval ühe toidukoti juurde osta, sest et annan ma neile ka segu erinevatest asjadest. Ja on nad mul ju ka vabakäigukanad, eks ju. See, et tuli Rakvere start siia vahele, säästis meie toitainete ostmist vähemalt nädalaks, nii et kõik on põhjusega. Ja meie juba teame, et alistudes elu on meile näidanud, et kui kuidagi ei saa, siis alati kuidagi saab. Lähme edasi Ganeshiga. Jaa. Ma ei saa erksamaid hääli teha, Miilo arvab kohe, et ma vastasin kellelegi. Järgmise korrani, armas. Selline tore mantra on kergete rege sugemetega. Imeline. Namaste.